Meie tänane aianurga teema on muru ja tegelikult muruga tegelemine, see ei ole see, et me ainult niidame. Vähemalt minu teadmine on selline. Siin on teisi tarkusi päris kindlasti veel üsna palju, on suhteliselt erilised tööriistad ja nii nagu ikka siis esimene samm siia Bauhofi ja Kersti on juba valimas vajalikke tarvikuid, mis meil tänases saatelõigus vaja on. Muru kevadise hooldusega on niimoodi, et seal ongi korra aastas vaja niisugusi üsna spetsiifilisi tööriistasid, et saada kätte see talvel tekkinud kulu ja vildikiht, natukene õhku anda selle pinnase sisse, mille me eelmise suvega oleme tihedaks tallanud. Ja Gardena see kombisüsteem ongi selline, et põhimõtteliselt me ostame ainult need tööorganid. Meil on üks vars, selle otsas võib olla püsivalt näiteks tavaline murureha, aga selle kevadise muru hoolduse jaoks paneme sinna siis spetsiaalsed terava noa, sellega me lõikame siis selle kokku tallatud pinnasekihi läbi ja sellise väga spetsiifilise kujuga reha, millega me saame kogu selle vildi ja kuivanud kulu kokku riisuda. Ja kuna meil on natuke kiviteed ka, siis sellise sambla ja mõned murulibled saame ilusasti ka kiviteede vahelt selle sama varre otsa käiva terasharjaga. Mis sellega tehakse? Talve jooksul maapind ikkagi jääb mängima ja tekivad sellised väiksed tõusud ja lohud ja selle tööriistaga me saame täite mulla või liiva hästi ühtlaselt laiali ajada. Võtame selle sama külvikusid, see on selline hea universaalne tööriist, et me saame sellega panna laiali oma täite mulla, külvata muruseemne, väetise, vajadusel ka liiva. Ja nüüd me läheme, võtame siis, otsime üles ka kotikauba ja suund oli Kekkila peale, eks ole? Jah. Esimeseks võtame selle murulubja koti, seejärel võtame väetise, sest murutaimed, me tahame ju, et nad kasvaksid hästi intensiivselt ja selleks me peame neile süüa andma. Ja kuna me ikkagi päris oluliselt vigastame murukamarat, siis võtame ka ühe paki muruseemet kaasa. Ja näed, Kekila mullad on siin. Kas aiamull, see sobib? Me saame aiamullaga ilusasti hakkama, et seal on paar lohukest, mis vajavad silumist ja need vaad, mis me nüüd selle tiheda kammiga tekitame, et siis saame need ka ära täita sellega. Kersti, instinktiivselt ma võtsin meie tööriista valikust, mida me Bauhofist leidsime, välja selle reha. Kas see oleks nüüd esimene tööriist siin? See ongi põhimõtteliselt esimene tööriist, sellega nende teravate draakoni hammastega siin purustame ära selle muru juurtes tekkinud sellise tiheda kihi, et saaks vesi ja toitained ilusasti alla juurte piirkonda minna. Kersti, mis juhtub siis, kui ma teen nagu Paunvere koolis, et ma teen poole? Tegelikult see tulemus jääb väga hästi näha, et see töö, mis me eelmine aasta tegime, me tegime üle kogu muru, korralikult lupjasime selle, panime siia lisaks liiva, täitemulda ja väga head väetist, siis paremat muru ei ole aastaid siin aias olnud. Nii et tuleb ikka ära teha terve rehkendus. Aga ma tahtsin siit näidata nüüd, et mis selle tööriistaga välja tuleb, et lisaks neile murutaimedele praegu on ära tulnud ka ilusasti sammalt, kulu, kõik see, mis muidu siia taimede vahele maapinnale moodustab sellise tiheda vildikihi ja mis ei lase veel ja toitainetel minna sinna 10–15 sentimeetri sügavusele, kus on tegelikult murutaime juured. Nii, selle terava tööriistaga on töö ära tehtud. Nüüd ma võtan varre tagant ära ja Kersti paneb järgmise tööriista. Põhimõtteliselt on Gardenal see asi väga hästi kavandatud, et meil hoiuruumi isegi läheb vähem. No nii, Kersti, ralli ülekannetes öeldakse selle kohta boksipeatus. Teeme selle kiire vahetuse. Täpselt. Ja läheb uus tööriist paika. liikumise ajal
käib siin põhjas ringi tiivik, mis jagab siis laiali seda puiste materjali, mis parasjagu sees on. Ja käepidamega reguleerime, palju me seda välja anname. Kuna lubi on selline suhteliselt peenike, siis praegu ma sättisingi selle avab suhteliselt väikeseks siin. Aga Kersti, ole hea, selgita, mida see lubi teeb siin murul? Tahes-tahtmata meil jääb siia maha seda muruniidet, me tallame seda muru ja pinnas muutub happeliseks. Seda on näha ka sellest samlast, mis me siit välja kraapisime. Nüüd siis väetis, jah? No muru tahab süüa ja palju. Ja kevade poole me annamegi talle sellist lämmastrikku rikast väetist, et roheline mass kiirelt kasvama hakkaks. Hästi hoolikas peab olema väetise panemisel, et kõik väetised on erinevad ja alati on pakendil kirjas, kui palju konkreetset väetis kulub. See koht siin muru sees on küll selline lohk või auk sõna otseses mõttes, et õhtul pimedas, kui jalutada, siis siin võib väga valusasti komistada. Selle jaoks on meil täna kekkila aiamuld ja muruseeme. Aga esimeseks ma tõmban siit ka samamoodi selle vildikihi veel ära. See aparaat näitab meile kohe ära, kus on see koht, kuhu on materjali juurde vaja. Ja samamoodi saab panna nii muruliiva kui komposti. Muruseemne puhul kehtib ka see, et liiga palju ei ole hea. Vaatame ikkagi pakendi pealt, palju on ette nähtud, see oleneb sellest, mis liigid siin seemnese kui koostises on. Sa tegid pakendi juba lahti, siin doseerimise augud olemas. Ja siin on väga mõnus, sõelub ilusasti laiali selle. Ja kui seemneid liiga palju on konkurents liiga tihe ja ei olegi ühelgi taimel jõudu tugevaks saada. See on nüüd minu meelest väga mugav tööriist tänavakivide või siis sillutuskivide puukide puhastamiseks. Kui järjepidevalt nende lehed maha sõita, et küll nad siis kärbuvad. Küll me nad ära kurname. Aga ole hea, Kersti, näita ära ka, kus kohas ja millisel moel peaks kasutama murukääre, aga murukäärid olid meil kaasas. Alati on aias selliseid kohti, kuhu muruniidukiga päris hästi ligi ei pääse ja puutüvede lähedusest ei tasu ka trimmeriga väga agressiivselt kõike heina eemaldada, nii et oleme ettevaatlikud ja kaitseme taime. Aiateemad on läbitud meil Kerstiga ilusasti, vaatame veel ära ka, milline on täna vaatajamängu küsimus ja järgmine aianurk juba nädala pärast. Meie selle kevadise aianurga koostööpartner on Bauhof, nagu te kindlasti olete tähele pannud, ja Bauhofil on selline väga hea ja ilus tava minu meelest, et igas aianurgas on ka vaatajamäng. Ja tänase vaatajamängu auhind on siin minu ees maas. Kõik, mida te pildis näete, on auhinnas ja selleks, et seda komplekti endale võita, peate vastama ühele suhteliselt lihtsale küsimusele. Nimelt 22. mail on Pärnu Bauhofi sünnipäevapidu ja me tahaksime teada, kes pakub seal sünnipäevapeol väga head grillliha, valmistab seal ja pakub ka teile maitsmiseks. Õige vastus, kui te teate, siis loomulikult sellele aadressile, mida näete ekraanil.